No tšau! Uus vlog. Tulen teie juurde siit. Ma ei tea, siit kust ikka. Aga külm on. Ai. Ma vaatasin, mul tuleb suust aur, aga sealt kõrvalt autost. Ühesõnaga, praegu siuke lahe asi, et mul üks kohtumine naiskoolitajatega ja meil on kohtumise eesmärk rekreatiivne täna. Hästi normaalne jutt. No mul on lihtsalt pea täiesti sassis. Mul on täna olnud niimoodi emotsioonid üles-alla, nii palju erinevaid asju, koosolekuid. Pole mitte midagi halvasti, pole mitte midagi nagu kehvasti, lihtsalt palju on korraga ühes päevas asju, mis mulle tegelikult meeldib, sellepärast, et mul on, siis ei hakka igav, onju. Aga ühesõnaga see kohtumiks ma lähen on siuke asi, et me hakkame savist vist voolima mingeid asju. Ja see kõlab ülilahedalt ja ma olen alati tahtnud sinna töötuppa minna selles mõttes, et või mingisse nagu savi voolimise mingisugusesse asja. Ja jah, me oleme seda arutanud enne ka ja nüüd tuli lõpuks ära, et saab näha, mis me siis teha saame. Mul ema tuleb ka. Just vaatan, kas ta juba ootabki siin nurga peal. Ootabki. Et vaatame siis, mis seal saama hakkab. No tšau! Nädal on möödas sellest, kui me käisime oma savitotsikuid tegemas. Söön just šokolaadi. Vend käis välismaal. Tõi lennujaamast šokolaadi mulle või perele. Ja
mingit Mozarti šokolaadi, mis on nagu pähklikreemi ja pistaatsiapähkli mingi täidisega. Ideaalne piimašokolaad. Üks oli tumeda šokolaadiga, selle me perega sõime ära. Piimašokolaadiga oli mul kotis, nii et ma ei suutnud sellele ei praegu öelda. Aga jah, nüüd lähen glasuurima, ehk et ma pean ära otsustama, mis värvi ma soovin oma kunstiteose teha. Nii et eks näis. Jõudsin midagi jube vara kohale, või mitte jube vara, suhtelt vara. Mingi 15 minutit on aega. Ja see ei oleks üldse nii traagiline, aga nii külm on, et jube, või minul on külm. 3,5–4,5 kraadi näitab külma. Mul on siuke tunne, et ma ei tea, autos ei lähe soojaks isegi. Nagu külma tuleb täiega. Mõtlen, et võib-olla saaks natuke varem ka peale hakata, aga ei taha üksi minna sisse. Mõtlen, ma ootan ema ära. Äkki ta jõuab varsti. Käisime täna surnuaias. Jõulude ajal viidud kuusk väike, mis on maasse torgatud. Oli nii ilus, nagu ta oleks kasvama läinud. Ühe korra varem oli nii, et läks kasvama jõulude ajal see kuusk, mis me viisime. Aga siis keegi varastas selle ära. Surnuajast lihtsalt vaatad kellegi haua peale, ilus kuusk. Saeks maha, viiks koju. Täiesti normaalne. Aga ma ei tea, kas see on läinud või ei ole, aga lahe oleks, kui oleks läinud. Me riisusime seal ja rääkisime juttu. Ma ei oska praegu tegelikult midagi rääkida rohkem. Eks näeme siis, kui sees oleme. So, tulin nüüd teie juurde siia, et näidata ära, millises seisus mul on see kopsik, ma ei oska seda nimetada, mis ma seal savi töötoas tegin. Ja siis savinäpud, keraamika vist oli selle koha nimi. Ja tegelikult nad teevad nagu ise ka ja ma saan aru, et käivad laatadel ja niimoodi, et ühesõnaga seal oli nagu selline ruum ka, kus neil oli enda tehtud nagu asjad. Nii et ma sealt ka võtsin paar asja endale. Kui just need olid nii nunnud ja ma olin nii sees ka selles teemas ja vaimustuses, et kuidagi ma tundsin, pluss mul tõesti meeldib kohalikku käsitööd ja kohalikke ettevõtjaid üldse nagu toetada, kui vähegi võimalik on nagu, et selles mõttes nagu igatepidi ja olen ma jumala rahul, et ma sealt mingid asjad ostsin. Ma sõidan praegu bensiinijaama ja siis, kui ma sinna jõuan, siis ma näitan teile. Ja siis ma näitan seda, või räägin korra sellest ilukarbist ka veel, et eelmine kord oli ju see mikrofon tuksis ja üleüldse olen mõelnud selle peale, et vaadates ka näiteks teisi YouTube'i kanaleid on ja suuri, neid, kes raha teenivad on ja siis seda tehnikat kasutavad mikrofone, kaameraid, mingid eraldi, kes mälukaarte asju. Mul tulebki meelde, ma tahtsin minna välis ja selle seda kõva ketta. Ma ei viitsi praegu. Et siis tegelikult on see, et mida rohkem on sul erinevat tehnikat, seda rohkem võib tuksi minna. Ja minul tõesti on nagu lihtne kanal lihtsaks vaatamiseks, lihtsaks tegemiseks selles mõttes, et see on ikkagi hobi ja nagu selline, peaks nagu olema siuke mõnus asi, mida teha, et ma ise ka nagu naudin seda ja ma arvan, et ma ei hakka seda üldse tulevikus nagu nii, või ma ei hakka seda edaspidi nii keeruliseks ajama, et ma teen
nii nagu ma teen, kui tuleb mõni tehniliselt mingisugune jubin, mida ma tahan jälle katsetada, kas või ettevõtte jaoks, siis ma katsetan, aga üldiselt ma arvan, et jään oma liistude juurde mingi hetk, ma pean ostma uue telefoni niikuinii, sest see telefon annab kogu aeg mingeid hoiatusi, et kõik on kadunud ja kaotatud ja midagi ei mahu ja midagi ei ole ja eile kustutasin mingeid vanu videosid ära, no ma ei tea, mingi 40 minuti jagu videosid ja ikka lõpuks ei olnud nagu ruumi, et ühesõnaga ta teeb igast jobudusi ja lihtsalt ma eeldan, et siis kui ma uue telefoni mingi hetk ostan, siis sellega jälle natukene pildi kvaliteet, võib-olla heli kvaliteet paraneb, aga üldiselt on nagu on ja teeme nagu teeme ja ma ei viitsi ma ei viitsi ja ma arvan, et see ei huvita teid ka nii palju. Siia vahele ma räägingi nüüd selle ära, millest ma tahtsin tegelikult rääkida seoses nende loosimängudega. Loosimängud on tegelikult nagu YouTube'is head asjad, kuidas vaatajaid saada, kui sa paned nagu loosimäng selle video pealkirja, siis on palju vaatamisi kohe rohkem. Aga ma mõtlesin, et minul ei ole see eesmärk, et ma tahaks, minul on see, et kui ma teen loosimäng, ma tahaks, et selle saab keegi teist nagu, kes päriselt nagu vaatab mu videosid kogu aeg, Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, ma ütlen täna ära sellise asja, et mingites tulevastes videotes siin järgmise kuu jooksul ma teen selle loosimängu ära vahele ja ma absoluutselt ei pane seda kuskile pealkirja, ma ei pane mitte kuhugi, et siis ongi see, et need, kes vaatavad, need vaatavad, siis kui tuleb, siis ta tuleb ja siis on loodetavasti see, et tõesti nagu saab selle, ma panen siis mingi selle, et pane kommentaari mingi konkreetne emotiku ja siis ongi niimoodi, et saab see inimene, kes päriselt ka vaatab ja siis jälle pärast seda, nagu eelmine kord oli, et pärast on kadunud see inimene üldse, kes võidab, nii et siia vahele lihtsalt selline jutt. Ma tahtsin ilukarbist, muuseas ma käisin ostmas lõnga juurde, sest ma tahan seda värvilist kevadsuvist sellist mantlit endale teha, et mul on poolel need värvilised lapid, aga ma tahan, ma panen siia pildi juurde, milline ma tahan, et see mantel nagu välja näeks ideaalis. Ma loodan, et ta tuleb umbes selline, nagu siin pildi peal on. Aga ilukarbist tahtsin rääkida seda, et ma ise olen neid nii kaua tellinud ja mul on üldse nagu nii palju asju olnud ja ma ei mäletanud. Aga tõesti, nüüd seal eelmine kord kommentaarides ka ma sain aru, et olid jah kordustooted, aga ei olnud nagu terve karp minu juurest mingi vana karp, sellepärast, et seal oli sees see põsepuna. Ja ma ei mäleta, et mul oleks see olnud, kui tõesti on olnud ja ma olen seal ära andnud, ma ei tea, aga praegu ma olen seda päris palju kasutanud ja mulle see meeldib, et mida ma tahan öelda on see, et mul ei ole kõige hullem selle karbiga, et mina ei vaadanud enne, mis seal olema peaks ja selle tõttu mul ei tekkinud seda nagu pettumust, et ma ootaks mingit asja. Ja Karina Iirimaal tuli see karp siis, mis oli nagu kodulehel lubatud ja ta saatis mulle pildi nendest asjadest just eile. Ja siis ma vaatasingi, et mul ei oleks sealt ka tegelikult nagu midagi, mida ma rohkem oleks tahtnud. Küll aga on see nõme ikkagi, et nad niimoodi teevad. Et nad siia saadavad teistsuguseid asju ja kunagi ei tea. Ma ütlen, 1-2 toodet on olnud varem ka erinev. Aga see, et niimoodi, et terve karp on täiesti teised asjad, see on jabur ja keegi kommentaaris kirjus ka, et oli umbes kirjutanud, siis oli öeldud, et ja umbes ma ei tea, tarneraskust on. Paha lugu, vaata, kanna raha tagasi, tarneraskust ei ole meie probleem tegelikult. Et tegelikult ongi, et kõik, kellel see karp nüüd tuli valede asjadega, kõik sinna kirjutaksid ja paanikat teeksid, sealt saaksid aru, et ei saa nagu. Ei saa nii lihtsalt läbi, kuigi ma olen mõelnud ka, et eks neil on see 5 aastat ma olen tellinud seda karpi umbes, sama hind on olnud kogu aeg, 5 aastat. Ma kogu aeg mõtlen, et kuidas nad saavad seda jätkata nagu sellisel kujul, sellepärast, et 5 aastaga on nagu meeletult hinnad tõusnud. Lisaks oli Brexit vahepeal, mis tegi väga keeruliseks asja ja kõik, aga see ei ole vabandus, siis mina ei tea, siis tõstku siis hinda, kui nad tunnevad, et nad ei saa selle hinnaga teha. Et jah, et ma ei mäleta ka nüüd, mis siin karbis veel olid. Ma tean, et see roosa väike puuder, see on varem me oleme saanud, aga mina kasutan seda silmade all nagu igapäevaselt, et mul võib ta nagu varus olla. Ma olen selles mõttes rahul. Päevituskreem, ka varsti kasutame ära. Aga see peamanaha masseeri ja see mul on olemas, et seda mul ei ole 2 pead, et mul ei ole 2 korraga vaja. Ja mingid asjad olid veel. Üks dušikeel, see ikka kulub ära. Ühesõnaga jah, et nõme, et ei ole need asjad, mida lubatakse. Lihtsalt, et mul iseenesest nagu kuluvad need asjad ära. Lihtsalt, et see sama põsepuna, see on Seattle London, ei ole odav firma, aga see karp on nii odav. See on nagu nii selline, et Wet n Wildil umbes on selline odavast plastikust karbid. Et selles mõttes nagu, ma mõtlen, et kas nad tegid selle ekstra karbi jaoks soodsamas pakendis, ma tahaks vaadata. Pole viitsinud otsida. Et tegelikult
et ma ei kujuta ette, kui seda kallist põsepunast, need ei ole odavad ja nad müüvadki selles odavas karbis, siis mul on kahju nendest inimest, kes seda ostavad. Aga praegu ma olen selle põsepunaga, see praegu mul ei ole peal see. Praegu on see, mis Liina mulle tõi. Liina mulle tõi Sephorast, üks Sephora enda brändi põsepuna. Ma olen päris rahul, ma panen seda kreem põsepuna, ma alguses mõtlesin, et mul ei ole nende kreemidega, põsepunadega asjadega midagi teha, sest ma ei viitsi lihtsalt jaurata mingi see ja siis puuder ja puuder põsepuna, et kauem püsib siis teoreetiliselt või ma ei tea, aga ma ei näinud sellel pointi, aga nüüd ma vaatasin, üks YouTuber panigi puudri peale kreem põsepuna ja jumala ilusti ja jumala ühtlaselt, et selles mõttes ma olen jumala rahul. Kasutan nii ja teistpidi, aga ma näitan siis ära, mis ma tegin seal savitöötoas. Sellise asja tegin. Ma ei tea, see on nagu väikeste lillede vaas. Ma ise mõtlesin, et selle jaoks, et praegu on kevad, kõik lapsed kogu aeg korjavad mulle neid lumikellukesi aiast ja sealt maja eest kraavist, et siis sinna sisse panna. Aga ma proovisin lihtsalt täiesti suvaliselt teha, et mõelda mingi teistmoodi välja, katsetada, proovida tehnikaid, et eks ta ideaalne ei ole, ideaali lähedane ka ei ole. Aga katsetada sain igast asju, ma pean minema tagasi, et ma siia tegin siukse väikse kalakese. Poja on mul kalade tähtkujust ja mõtlesin, et võiks midagi olla see kala siia sobida. Ja siia ma tahan selle kala mingi sädelusega üle tõmmata, aga selleks ma pean sinna tagasi minema korraks. Ja ma vaatan, ma tegelikult tahaks sinna tagasi minna ja ma mõtlen, et äkki kui ma üleüldiselt sinna tagasi lähen, et siis ma võtan sellega kaasa ja tõmban selle kalaga sädelusega üle. Aga ostsin ka paar asja, jätsin lahti võtmata sellepärast just, et teile ka näidata. Ja üks neist on selline kruus. Mulle meeldis selle kuju ja mulle meeldis selle värvid ja see, et ta on nagu osaliselt glasuuritud. Ma olen rääkinud ka vist, mulle meeldib, kui on osaliselt glasuuritud ja osaliselt nagu selline mitte glasuuritud. Et jah, savinäpud. Keraamika. Et ma saan aru, et neil saab osta neid ka kuskilt Instagramist ja kuskilt, kui tahaks, aga hästi ilusti glasuuritud, siuke ilusat värvi. Sellise ehete sõrmuste jaoks. Mõtlesin, et alla vannituppa või ükskõik voodi kõrval, et kapi peale, et kui sõrmused ära võtan, siis saan lihtsalt sisse visata või kõrvarõngad või mingid siuksed ja see on ka nagu sama siis selle stiilis. Võib-olla ma saangi ööseks veetassi voodi kõrvale ja siis selle ehete jaoks. Mõtega nunnu. Ja et osaliselt glasuuritud ja osaliselt mitte ja hästi ilus. Et selles mõttes ma arvan, et kui ma kuskil ja all on ka veel must. Et kui ma kuskil vaatan, näeks neid asju, neil olid väga ilusaid kannusid ja igasuguseid suuri liidasid. Sellised asjad. Aga vot siin ma tõmbangi selle vlogi kokku ja tead, ma olen mõelnud, et ma ütlen ikka, et aitäh, et sa vaatasid, aga lihtsalt edaspidi aitäh, et sa olemas oled ja ma loodan, et sul on kõik hästi ja näeme juba mõne päeva pärast. Tšau! Uus vlog. Ei ole. Ühesõnaga. Tervist. Kuskil sellest, ma olen vist kehasse parkina tunu vaatasin, praegu võigi vihas näo.